Tere, head vaatajad ja kuulajad! Te vaatate kolmandat osa saatesarjast lühidalt Ameerika Ühendriikidest. Selle sarja eesmärgiks on anda kerge ülevaade Ameerika Ühendriikide ajaloost. Tänases saates räägin sellest, kuidas Ameerikasse saabusid esimesed kutsumata külalised Euroopast. Esimese aastatuhande lõpus jõudsid Ameerika kirdeossa sinna Kanada, Arktika saarestikku ning Labradori poolsaare piirkonda ning St. Lawrence'i jõe ja lahe piirkonda viikingid. Veidi rohkem kui 500 aastat hiljem saabusid siis Kariibi mere saarestikku Hispaania päritolu meresõitjad eesotsas Christoph Columbusega, kes ise oli siis pärit Itaaliast Genovast. Ja kõigepealt veel nii palju, et ega viikingite roll iseenesest Ameerika Ühendriikide ajaloos on sisuliselt olematu. Neist ma räägin siin põhiliselt silmaringi avardamise eesmärgil. Hispaanlastega puutume aga järgnevates osades veel pidevalt kokku. Kuid nüüd asjadest siis järjekorras kõigepealt viikingitest. Viikingid olid muinasskandinaavlased lühidalt öeldes. Nende omapärase kultuuri kõrgperiood jäi 8. kuni 11. sajandisse ning kes soovib viikingitest rohkem teada, siis vastavat kirjandust on tegelikult piisavalt. Kõige lihtsama algse ülevaate saab näiteks imelise ajaloo eriväljaandest Viikingite maailm. Viikingid olid ju tegelikult, nagu juba mainisin, muinasskandinaavlased. Nad olid karjakasvatajad, põllumehed, käsitöölised, kaupmehed, röövkaupmehed. Samas olid nad ka siis vaprad sõdalased. Teisest küljest terroriseerisid nad aeg-ajalt parvedesse kogunedes oma naabermaid. Meie saate kontekstis on viikingite roll oluline just nimelt meresõitjate maade avastajatena. Samuti rajasid viikingid ka väljaspoole Skandinaaviat ohtralt kolooniaid, sarnaselt kreeklastele, kes antiikajal hellenistliku kultuuri kõrgajal rajasid kolooniaid näiteks ka Krimmi ja Väike-Aasia poolsaarele. Viikingite kolooniad asusid näiteks Fääri saartel, Islandil, Inglismaa, põhja- ja idaosas ning ka Normandias. Ja võiks ütelda, et ka vana Vene riik kujunes välja viikingite kaubatee äärde tekkinud asulatest, mis siis hiljem paisusid ka linnadeks ning nende linnade elanikkond ja ülikkond oligi siis Skandinaavia päritolu. Idaaladel nimetati viikingeid siis varjaagideks, Normandias näiteks normannideks. Ja jällegi, kui me räägime nüüd Ameerikast ja viikingite retkedest Ameerikasse, siis on olulised viikingite kolooniad Islandil ning Gröönimaal. Islandile saabusid Skandinaavia päritolu asunikud 9. sajandi keskpaiku ning aastaks 930 elas seal juba umbes 25 000 inimest. Ja järgnevalt astub mängu selline mees nagu Erik Punane. Erik Punane elas umbes aastatel 950 kuni 1000. Ta
sattus Islandil pahandustesse, väidetavalt oli ta siis tüli käigus tapnud 3 meest ning talle mõisteti karistuseks 3 aastat asumist, ehk siis ta kuulutati kogukonna poolt lindpriiks, kuid mitte igaveseks, vaid 3 aastaks. Seetõttu rändas ta oma laeva ja oma lähikondlastega lääne poole, Gröönimaale. Ta uuris 3 aastat Gröönimaad, valis välja sobiliku paiga koloonia rajamiseks ning peale oma 3-aastase karistuse lõppu suundus ta tagasi Islandile, kutsus sealt kaasa ümberasujaid, keda siis andmete kohaselt oli 25 laevatäit ning üheskoos suunduti tagasi Erik Punase poolt välja valitud paika Gröönimaale. Kohale jõudis paraku nendest 25 laevast vaid 14, teised hukkusid siis merel ning Gröönimaal oli koloonia kõrghetkedel 2 asulat, ida- ja lääne asula, ja seal elas parematel päevadel 2000–3000 inimest. Gröönimaal tegeleti karjakasvatuse põllupidamisega. Kui vaadata, siis ega tegelikult Gröönimaa lõunatipp on näiteks Islandist isegi tunduvalt lõuna pool. Islandi lõunatipp asub umbes samal laiuskraadil kui Lõuna-Soome. Seetõttu, eriti kui kliima oli ka veidi soojem selle koloonia asutamise ajal võrreldes keskajaga, siis oli seal täiesti võimalik ka põllupidamise ja karjakasvatusega edukalt tegeleda. Lisaks teadlased on jõudnud järeldusele, et oluliseks ekspordiallikaks Gröönimaa kolooniatel olid ka morsakihvad, mis oli siis selline alternatiivne materjal vandlile ehk elevandiluule, millest siis valmistati igasuguseid nipsasjakesi, ehtelaekaid, noapidemeid ja nii edasi. Vandel oli väärismaterjal, kuid oli raskesti kättesaadav. Sellest oli Euroopas puudus ja mingil määral siis seda defitsiiti kompenseeris Gröönimaalt pärit morsakihvad. Ning siiski ühelt maalt seal kusagil 14. sajandil tabas aga viikingite kolooniaid siis Gröönimaa asundusi allakäik ning 15. sajandiks või 15. sajandi lõpuks olid Gröönimaa asundused välja surnud. Selle allakäigu põhjuseks võib pidada väikest jääaega. Kliima hakkas jahenema juba 13. sajandil. Seetõttu muutus raskemaks laevaühendus Euroopa, Skandinaavia ja teiste viikingite asundustega. Jääolud siis muutusid raskemaks. Samuti raskenes siis põllupidamine ja karjakasvatus ilmastikuolude tõttu ning ühelt maalt ei tasunudki see vaev ennast sealt ära. Samas olid nälja ja katku tõttu jäänud Skandinaavias tühjaks mitmed talud, ehk siis hulgalisti tühjaks jäänud talusid oli tol ajal siis Skandinaavias. Ja lõppkokkuvõttes ei tasunud ka see morsakihvade äri enam ära. Niisiis siirdusid viikingid või õigemini nende järeltulijad, skandinaavlased, siis tagasi emamaale Skandinaaviasse. Ja sellegipoolest, kuigi Gröönimaa asundused olid 15. sajandi lõpuks välja surnud, pidasid Taani ja Norra monarhid Gröönimaad endiselt enda omaks ja teadupärast kuulub Gröönimaa ka praegu Taani riigile. Nüüd aga siis räägime Gröönimaa kolooniate ja Põhja-Ameerika seostest. Kui Erik Punane siis suundus Islandilt tagasi
Gröönimaale koos ümberasujatega ja see juhtus aastal 985 või 986. Siis õige pea siirdus seda Erik Punase kolooniat otsima ka mees nimega Bjarni Heljofsson. Ta sõitis oma laevaga Islandilt sinna Erik Punase uut kolooniat otsima, sattus aga teelt kõrvale ning õige pea märkas ta oma laevast siis hoopiski mingisugust tundmatut maad. Maale ta sealt siiski ei astunud, ta leidis peale mõningast seiklemist merel üles sellesama Erik Punase koloonia ning mõneks ajaks jäigi see teema sinna paika. Umbes 15 aastat hiljem läks Erik Punase poeg Leif Erikson sellesama Bjarni Heljofssoni õpetuste ja juhatuse järgi seda tookord kaugusest nähtud maad otsima. Ta seilas läände ning õige pea jõudiski tundmatu maa kaldale. Tegemist oli sellise kivise kõleda saarega ja vikingid ristisid selle Helluländiks ehk kiviseks maaks. Teadlased arvavad, et tegemist on Baffini maaga. Seejärel reisisid vikingid edasi lõunasuunal ning mõne aja möödudes jõudsid nad maale, mille nimetasid Marklandiks ehk metsamaaks ja teadlased on jõudnud üksmeelele, et selle Marklandi näol oli tegemist Labradori poolsaare piirkonnaga. Sõideti veel edasi lõuna poole ning jõuti järgmisesse paika, mille viikingid nimetasid Vinlandiks ehk veinimaaks ja siin lähevad teadlaste arvamused lahku. Mõni arvab, et see Vinland oli Newfoundlandi saar, teised arvavad, et see oli lihtsalt laiemalt St. Lawrence'i jõe ja lahe piirkond. Kolmandad arvavad, et tegemist võis olla Massachusettsi piirkonnaga, kus kasvaski ohtralt metsikuid viinapuid. Igal juhul Erik Punane jäi sinna kanti ka talvituma ning järgmisel aastal pöördus tagasi Gröönimaale. Kust need andmed pärinevad? Need andmed pärinevad viikingite saagadest. Viikingite saagad olid sellised pool mütoloogilised jutustused, mis anti edasi põlvest põlve ja 13. sajandil hakati neid ka munkade poolt kirja panema. Igal juhul on need saagad põhilised allikad tolle aja elu kohta ja teadupärast on mõnes neist ohtratest saagadest siis ka mainitud Eestit. Ja viikingid siis üritasid tegelikult ka rajada Põhja-Ameerikasse püsivamaid kolooniaid umbes aastatel 1009 või 1020 erinevatel andmetel. Üritas üks viikingist kaupmees Thorfinn Karlsefni rajada Põhja-Ameerikasse siis täpselt teadmata kuhu püsivat kolooniat, kuid see katse ebaõnnestus. Umbes 3 aasta möödudes suundusid siis ellu jäänud peale igasuguseid vintsutusi tagasi Gröönimaale. Sellegipoolest jätkusid Gröönimaa siis asunike retked Põhja-Ameerikasse, põhiliselt sinna Labradori poolsaare piirkonda ning lisaks viikingite saagadele on selleks ka muid tõendeid. Üheks tõendiks viikingite jätkuvate reiside kohta Põhja-Ameerikasse on niinimetatud Maini penn, mis leiti siis tänapäeva Maini osariigist USA-st 1957. aastal. Tegemist oli mündiga, mis pärit Norra kuninga Olav Kyrre valitsemisajast. Olav Kyrre valitses Norras aastatel 1067 kuni 1909
1993 ning ainukeseks selgituseks, kuidas sai sellest ajast pärinev münt jõuda sinna Maine'i, tänapäeva Ameerika Ühendriikide territooriumile, on see, et küllap siis Gröönimaa viikingid käisid seal piirkonnas ja vahetasid selle mündi siis mingisuguse muu kauba vastu ehk tegid siis vahetuskaupa kohalike indiaanlastega. Teisest küljest peetakse seda Maine'i penni ka võltsinguks. Vabal turul oli selliseid penne numismaatikute hulgas juba liikvel ning kahtlustatakse, et tegemist on siis manipulatsiooniga. Selle mündi leidis üks, ütleme, et siis must arheoloog või hobiajaloolane ning on ikkagi mingisugune kahtlus, et see võidi kas sinna siis sokutada või lihtsalt tähelepanu otsimise, tähelepanu saamise eesmärgil siis lihtsalt on tegemist siis ikkagi niisuguse pettusega, aga kindlaid tõendeid siin ei ole ja täit tõde me selle Maine'i penni kohta kunagi tõenäoliselt teada ei saagi. Samuti on aga üheks tõendiks see, et 1347. aastal märgiti Islandil siis ära see, et üks Gröönimaalt pärit 18-liikmelise meeskonnaga laev oli teel Marklandist Gröönimaale, sattus aga siis kursilt kõrvale ning jõudis kokkuvõttes hoopis Islandile ja see on siis Islandi annaalides kirjas. Ja see laev oli siis teel Marklandist ehk sealt Labradori poolsaarelt Gröönimaale puidulastiga. Ja üheks selliseks põhjuseks, miks siis jätkusid reisid Põhja-Ameerika ja Gröönimaa vahel, oligi see, et siis Gröönimaa asunikud käisid Põhja-Ameerikas tegemas kaupa, toomas kaupu, mida Gröönimaal ei olnud ja nendeks tarbematerjalideks või kaupadeks oli siis näiteks just nimelt puit ja ka karusnahad. Ning tõenäoliselt, kuigi püsivaid kolooniaid viikingitel ei õnnestunud siis rajada, olid neil ikkagi mingisugused kindlamad sellised ajutised laagripaigad Labradori poolsaarel. Küll aga on üheks kõige kindlamaks tõendiks viikingite reiside kohta see, et 1963. aastal leiti Newfoundlandi põhjatipust Lance House Meadowsist Norra päritolu majade jäänused, mis pärinesidki just nimelt esimese aastatuhande lõpust või teise aastatuhande algusest, ehk siis umbes täpselt sellest ajast, kui viikingite saagade põhjal Leif Erikson ka oma reisi sinna Põhja-Ameerikasse ette võttis ja kusagil seal ka nende saagade põhjal siis talvitus. Nii et võib ikkagi kokkuvõttes ütelda, et viikingid jõudsid siis ikkagi Põhja-Ameerikasse ning käisid seal ka kestvalt, pidevalt ikkagi juba ammu enne seda, kui Columbus Ameerika nii-öelda avastas või Indiasse jõudis, nagu ta ise arvas. Nii palju viikingitest, järgnevalt aga mõne sõnaga üldiselt suurte maade avastuste perioodist. Suurte maadeavastuste periood algas 15. sajandil. Räägin mõne sõnaga, miks üldse siis Euroopa meresõitjad, eelkõige Portugali meresõitjad hakkasid otsima uusi teid ja maid
juba sajandeid oli Euroopa ja idamaade vaheline kaubandus kulgenud mööda niinimetatud siiditeed. Siiditee ei olnud üks sirge trass, vaid pigem oli see kaubateede võrgustik, mis ühendas siis Euroopat ja siis selle kaugemast otsast Hiinat ning üldse siis seda Kaug-Ida. Ja sellel teel oli siis ka veel kõrvalharusid, nii maismaad kui merd pidi. Sajandeid oli see olnud turvaline tee, mida mööda kaubakaravanid liikusid. Eriti mongolite maailmariigi päevil oli seda mööda liikumine äärmiselt turvaline. Kui mongolid olid eriti julmad, mingisuguseid maid vallutades ja anastades, siis olles saanud mingisugused territooriumi enda kontrolli alla, asusid nad seal ka sama karmi käega korda looma. Seetõttu oligi siis selline mitme sajandi pikkune periood, mil mööda siiditeed Euroopa ja siis Kaug-Ida vaheline liiklus oli äärmiselt turvaline mongolite maailmariigi lagunedes. Kui mongolite maailmariik lagunes paljudeks väikesteks rivaalitsevateks riikideks, muutus ka siidide kasutamine keerulisemaks. Esiteks tahtsid kõik need väiksemad riigid kaupmeestelt ka tollimaksu ning lisaks tõstsid ka pead agressiivsed islamimaad, eriti siis Osmanite impeeriumi näol. 1453. aastal vallutasid Osmanid ka viimaks Konstantinoopoli ja sellega tehti lõpp Ida-Rooma keisririigile ehk Bütsantsile. Osmanid olid Euroopa vastu äärmiselt agressiivselt ja negatiivselt meelestatud. Tegemist oli tsivilisatsioonide vahelise kokkupõrkega, ühelt poolt siis islami ning teiselt poolt kristliku Euroopa vahel. Ning Osmanid, saades oma kontrolli alla ka kogu Lähis-Ida, lõikasid selle siiditee sisuliselt Euroopast ära. Seetõttu ei olnudki võimalik Euroopa kaupmeestel enam seda vana teed pidi idamaadesse siirduda ning hakati otsima uusi alternatiivseid võimalusi. Ja üheks selleks alternatiivseks võimaluseks peetigi sellist võimalust sõita siis mööda Aafrika läänerannikut selle lõunatipuni ning otsida kõigepealt, kas üldse on mingisugune võimalus sealt kaudu saada ümber Aafrika Hiinasse, vältides siis Lähis-Ida ja Põhja-Aafrikat. Ja ega ausalt öeldes ei olnudki eurooplased kunagi nii kaugel lõunas käinud. Teadmised selle kohta, kui suur on Aafrika või kas sealt kaudu üldse pääseb teisele poole, sinna idamaade poole, olid ju piiratud või õigem oleks öelda, et teadmised selle kohta puudusid. Olid mingisugused vanemad kaardid siin antiikajast ning näiteks ka Al-Idrise nimeline araabia päritolu rännumees, maadeavastaja oli umbes aastal 1150 või kusagil sinna kanti teinud ühe suure maailmakaardi, mille peal muideks on esmakordselt ära märgitud ka Eesti. Seal on ära mainitud siis Koluvani nimeline asula, mida peetakse tänapäeva Tallinna asupaigaks. Lisaks on väidetavalt seal juttu ka Viljandist ning Pärnu jõe Suudmest. Ja selliste vanade teadmiste põhjal hakatigi siis
otsima võimalusi teisi teid pidi idamaadesse jõuda. Ja nende mereretkede ja tee otsimise ajal avastati ka mitmeid saari. Portugallaste poolt. Portugal oli juhtiv mereriik tol hetkel ja üldse lühikest aega oli Portugal üks Euroopa olulisemaid juhtivaid riike. 15. sajandi alguses avastati ja asustati portugallaste poolt näiteks Asoorid, Madeira saared, veidi hiljem Roheneeme saared ning 1487. aastal õnnestuski Portugali meresõitjal Bartolomeo Diazil jõuda Aafrika lõunatippu ehk Hea Lootuse neemeni. Kulus veel aastaid, enne kui 1498. aastal Vasco da Gama nimeline maadeavastaja meresõitja jõudiski ümber Aafrika lõunatipu purjetades lõpuks Indiasse ehk sinna, kuhu oligi eesmärk jõuda. Eesmärk sai seega täidetud. Nüüd mõne sõnaga sellest, kuidas need maadeavastused üldse võimalikuks said. Need osutusid võimalikuks tänu tehnika arengule. Seda esiteks. Võeti kasutusele mitu uut laevatüüpi, nagu näiteks karak ja karavell, mis olid sobilikud ookeanisõiduks ja pikkade vahemaade läbimiseks. Teiseks siis võeti uuesti kasutusele, taas avastati antiikajal vahepeal unustuse hõlma vajunud teadmised astronoomia, astroloogia alal. Arenesid navigatsiooniseadmed, võeti kasutusele kvadrant, astrolaab, hiljem sekstant, kuid põhiliselt kasutati merel navigeerimiseks ikkagi hoopiski kompassi. Kui portugallased üritasid Indiasse jõuda purjetades ümber Aafrika, siis mees nimega Christoph Columbus võttis endale eesmärgiks jõuda siis idamaadesse purjetades lääne suunas. Christoph Columbus oli Itaalia päritolu meresõitja, maadeavastaja. Ta oli pärit siis täpsemalt Genova linnast. Kuigi ta oli villakaupleja poeg, oli ta juba varakult tundnud huvi merenduse vastu ja ta teenis ka juba õige noorena leiba purjepaadil sõites, seejärel hakkas ta juba suurematel laevadel madrusena tööle. Ta sõitis laevadel Portugali ja selle Aafrika kolooniate vahel, õppis tundma sealseid passaattuuli ja muid olusid, mille tundmine tuli talle hiljem siis oluliselt kasuks tema retkel läände. Samuti Columbus külastas ka Inglismaad ning väidetavalt ka Islandit, kus tutvus Islandi viikingite saagadega ja üldse oli ta igati, ütleme, et nendes asjades haritud mees ja õige pea hakkas ta otsima ka siis endale sponsoreid. Ta pöördus Portugali kuninga Joao II poole, kellele ta siis esitles oma projekti. Selleks projektiks oli siis ekspeditsioon, mis pidi Columbuse nägemuse järgi koosnema 3 karavellist ning Columbusel olid ka siis omad tingimused. Portugali kuningas aga pidas Columbust keigariks ning ei võtnud teda jutule. Ja jutuga jõuda idamaadesse purjetades lääne suunas oli tegelikult Portugali kuninga juures käidud ka varem. Columbus ei olnud päris esimene.
sellise jutuga tema juurde ilmunud mees. Seejärel suundus Columbus Hispaaniasse, kus ta samuti proovis siis Hispaania kuningapaarilt, kuningas Fernandolt ja kuninganna Isabellalt toetust saada. Kuid ikkagi põhjus, miks ta seda ei saanud, oli siis ka see, et ega seda raha ei olnud ka tol ajal niimoodi vasakule paremale kahtlase väärtusega projektidesse paigutada. Hispaanias oli käimas veel endiselt Reconquista ehk siis Hispaania tagasi vallutamine mauridelt ning kulus veel 6 aastat siis kuni lõpuks 1492. aastal tõepoolest Columbus sõlmiski kuningapaariga lepingu, mille alusel talle anti 3 laeva, millest siis 2 olid karavellid ning 1 naotüüpi kaubalaev, mille Columbus ise ristis Santa Mariaks. Ning lisaks oli siis lepingu kohaselt Columbusel õigus ka 10% avastatavatest maadest saadavale tulule. Columbus pidi saama uute avastatavate maade asevalitsejaks ning ta pidi saama ka ekspeditsiooni õnnestumisel endale maailma merede admirali tiitli. Ja peale mõningaid viivitusi ja asjatoimetusi asutigi 1492. aastal teele ja kõigepealt siis suunduti Kanaari saartele ning seal, olles täiendanud varusid ja kõpitsenud laevu, siis sealt suunduti siis juba otse läände. Retk kestis veidi üle kuu aja ning kui madrused hakkasid juba rahutuks muutuma, peeti plaani visata poolsegane kapten üle parda ning pöörduda tagasi, et üldse sellest retkest eluga pääseda. Siis 12. oktoobril jõutigi lõpuks siis maale. Selleks maaks oli saar, mida pärismaalased nimetasid Guanahani saareks. Columbus ristis selle San Salvadori saareks ning tänapäeval kannab see Watlingi saare nime. Ja nii oligi siis Columbuse reis õnnestunud selles mõttes, et ta ei jõudnud küll idamaadesse, kuid oli rajanud tee hoopis millegi võib-olla olulisema juurde. Ning mis siis edasi sai? No, lühidalt öeldes järgnevate aastate jooksul hispaanlased nii-öelda avastasid, anastasid, annekteerisid kogu selle Kariibi mere saarestiku. Olulisemad saared seal olid siis Haiti, Kuuba, Puerto Rico, Jamaica ning põhiliseks tugipunktiks, kõige olulisemaks saareks nendest saigi Haiti ehk Hispaniola saar, nagu seda tol ajal nimetati, ning pealinnaks antud piirkonnale sai Santo Domingo. Mõne sõnaga Tordesillase lepingust, mis sõlmiti 1494. aastal Portugali ja Hispaania vahel ning Zaragoza lepingust, mis sõlmiti 1529. aastal ja sisuliselt oli esimese lepingu järg. Nende lepingutega jagasid Hispaania ja Portugal omavahel ära ülejäänud maailma. Ja siin juures peeti silmas siis neid maid, mis ei olnud kristlikud, kus elasid siis paganad. Ning need lepingud sõlmiti paavsti vahendusel. Sisuliselt lõigati siis maailm, mis oli siis juba teadupärast, mis oli teada, et maailm on niisugune kerakujuline. See maailm sisuliselt lõigati pooleks nagu õun, ühe poole sai siis
Hispaania ja teise poole Portugal. Ja selle lepingu tingis siis see, et nüüd, kus hispaanlased olid samuti asunud edukalt maid avastama ning avastanud sellesama Kariibi mere saarestiku, siis tundsid portugallased ennast ohustatuna. See kõik tekitas neis pahameelt ja nii otsustatigi siis omavahel igasuguste edasiste segaduste vältimiseks maad ära jagada. Ja väidetavalt oli selle Tordesillas lepingu sõlmimise üks põhjus ka see, et juba 1474. aastal oli tegelikult Portugal avastanud Brasiilia ranniku. See on selline vandenõuteooriate hulka kuuluv lugu. Tõenäoliselt olid siis Portugali meresõitjad jällegi kogemata kursilt kõrvale kaldudes või mingisuguste ilmaolude tõttu jõudnud hoopiski sinna Brasiilia rannikule oma teiste Aafrika lõunatipu poole suunatud retkede käigus. Teadmine sellest avastatud maast aga hoiti rangelt saladuses, see jäeti nii-öelda tuleviku tarvis. Ning seetõttu nüüd, kui hispaanlased olid asunud samuti neid läänepoolseid maid hõivama ja avastama oma selle avastuse kaitseks, sõlmitigi siis Tordesillase leping ning aastakümneid hiljem Zaragoza leping. Ja kuidas siis tol ajal üldse see maade avastamine või maade annekteerimine käis, kui maade avastaja jõudis kusagile tundmatule maale, kus mingisugust tsivilisatsiooni parasjagu otseselt neile vastu ei tulnud, siis mindi lihtsalt kaldale, löödi sinna rist maha, notar vormistas vastavad paberid ja see maa kuulutati avastaja riigi pärisomandiks. Nii see maade endale kahmamine ja krahmamine sisuliselt käiski. See, kas seal maal või seal saarel, seal avastatud piirkonnas elas mingisuguseid inimesi, sellele ei pööratud väga tähelepanu. Ja need eelpool mainitud Tordesillase ja Zaragoza lepingud olid sõlmitud paavsti vahendusel ja siinjuures tekibki küsimus, et mis roll, kui suur roll, kui oluline oli üldse paavsti sõna nendes asjades. No eelkõige kehtiski see leping siis Portugali ja Hispaania vahel ja see leping ka tõepoolest pidas nii-öelda vett. Ega see teistele Euroopa riikidele väga korda ei läinud. Ka nemad tahtsid uuest maailmast oma osa saada, oma tükki krahmata. Ei huvitanud see Hispaania ja Portugali omavaheline leping ei prantslasi, kes olid iseenesest katoliiklik maa ja kes oleks võinud ju iseenesest mingisugust respekti Rooma paavsti vastu üles näidata. Ja veel vähem läks see korda siis protestantlikele maadele. Mõne sõnaga sellest, miks Columbus arvas, et ta jõudis Indiasse, miks ta nimetas need inimesed, kes talle seal Guanahani saarel vastu sattusid indiaanlasteks. Ja kas ta üldse niimoodi mõtles? Et tegelikult oli ju tollest ajast, Columbuse ajastust ka selliseid uuemaid kaarte, maailmakaarte, mida oli siis renessansi mõjudel uuesti tegema hakatud. Ja tolleks ajaks oli ka pilt selge, et maailm on kerakujuline ning see oligi ju üheks Columbuse reisi õnnestumise eelduseks, kui ta soovis Indiasse jõuda. Selle koha pealt oli tegelikult pilt õige ja põhimõte oli ju õige.
Lihtsalt tõenäoliselt teadlased, tolleaegsed kartograafid, astroloogid, astronoomid olid arvestanud valesti maa ümbermõõdu. Seda vahemaad Euroopast Aasiasse lääne suunas purjetades peeti oluliselt lühemaks, kui ta tegelikult oli, ja kui Kolumbuse teele ei oleks jäänud Kariibi mere saarestik, siis oleks tema ekspeditsioon tõenäoliselt avamerel hukkunud, selleks jäänud nende viimaseks reisiks, kuna nii palju varustust tema laevadel ikkagi ei olnud, et nüüd Euroopast otse Jaapanisse või Indiasse jõuda. See oli tema õnn, et Ameerika ja ka Kariibi mere saarestik talle sinna teele ette lihtsalt jäid. Ja kui vaadata neid tollest ajast pärit kaarte, siis ega nende põhjal on tegelikult näha, et kõige selliseks idapoolsemaks punktiks või teadaolevaks maaks on ikkagi Jaapan, siis Hiina ja siis kusagilt sealt hakkab võib-olla paistma India. Tegelikkuses on muidugi seal vahepeal veel Indo-Hiina poolsaar ja Indoneesia saarestik ja nii edasi. Ehk siis eelkõige oleks pidanud ju Kolumbus ikkagi jõudma Jaapanisse ning tal olidki kaasas ka soovituskirjad või sellised läkitused Hispaania kuningalt Hiina keisrile. Nii et tegelikult oli ta teadlik, et kõigepealt suure tõenäosusega jõuab ta Jaapanisse ehk siis Kipungu saarele, nagu seda tollal nimetati, ning seejärel Hiinasse, mida tollal nimetati Kataiks, ning siis võib-olla jõuab ta kunagi lõpuks ka Indiasse. Miks ta need inimesed, kes talle seal Kariibi mere saarestikus vastu sattusid, kohe indiaanlasteks ristis, see ei ole teada, ega ta ei teadnud isegi täpselt, kus ta on ja oli pidevalt kahe vahel, alati kui ta kuulis mõnda pärismaalaste paiga nime, mis sarnanes Kipunguga, oli ta suhteliselt kohe jälle veendunud, et Jaapan on õige lähedal. Nii et siin on veel natukene küsimusi, millele ma vastust anda ei oskagi. Kui hispaanlased olid Kariibi mere saarestikul endale juba korraliku silla peal loonud, jätkasid nad ümbruskonna uurimist ning ekspeditsioonide korraldamist. Eesmärke oli põhiliselt kaks. Esiteks olid siis hispaanlased näinud, et Kariibi mere saarestikku indiaanlastel on vähesel määral kulda ja vähesel määral leidus kulda ka nendel saartel, vähemalt osadel neist. Paraku, kui hispaanlased indiaanlaste käest selle kulla leiukoha kohta küsisid, siis viipasid tavaliselt indiaanlased ebamääraselt kusagile kaugustesse ja hakkasid rääkima selliseid poolmüütilisi lugusid ja legende mingitest kaugetest kullamaadest. See oli mõnes mõttes ka indiaanlaste taktika hispaanlastest lahti saamiseks. Indiaanlased mõistsid, et kuld mõjub hispaanlastele suisa hüpnootiliselt ning alati, kui neile anti mõni vihje kusagil olevate võimalike suurte kullaleiukohtade kohta, siis panid piltlikult öeldes hispaanlased kohe käega näidatud suunas ka punuma. Üheks legendiks, mida Kariibi mere saarte indiaanlased rääkisid, oli legend maast nimega Bimini. See Bimini oli imeline saar, kus asus allikas, millest joojad omandavad igavese nooruse. 1512. aastal läkski Puerto Rico vallutaja ning valitseja Juan Ponce de Leon seda Bimini imelist saart otsima. Ta avastas Florida
avastas jutumärkides. Mõne aja pärast proovis Ponce de Leon Floridat ka asustada. Ta siirdus sinna tagasi 200 asunikuga, kuid koloonia ei jäänud püsima sarnaselt nendele kolooniatele, mida omal ajal viikingid Ameerika kirdeossa üritasid rajada ning mõne aasta möödudes ei jäänudki kolonistidel muud üle, kui pöörduda tagasi ning osa neist jõudis eluga Kuubale. Kuubale jõudis ka mitme noolehaavaga Ponce de Leon, kes nendesse haavadesse sealsamas Kuubal mõne aja pärast ka suri. Kuid oli ka üks teine põhjus, miks hispaanlased oma ekspeditsioone jätkasid. 1519. aastal uuris Alonso Alvarez Pineda Mehhiko lahe rannikut Floridast tänapäeva Mehhiko osariigi Veracruzi piirini, lootuses leida läbipääs Ida-Aasiasse, ehk siis sisuliselt jätkati ikkagi seda Kolumbuse vana plaani jõuda lääne kaudu idamaadesse ja selle retke käigus siis jõutigi lõpuks järeldusele, et läbipääsu sellisel kujul ei ole. Küll aga õige pea jõudsid siis hispaanlased ikkagi sinna Vaikse ookeani rannikule ning kui ma ei eksi, siis 1560. aastatel hakati siis juba ka sealt kaudu Aasiaga ühendust pidama. Selle retke käigus avastati siis jutumärkides Mississippi jõgi, mida algselt võib-olla oligi peetud selleks loodetavaks läbipääsuks, kuid õige pea muidugi kogenud meremehed taipasid, et tegemist on ikkagi jõe, mitte mingisuguse väinaga. 1525. aastal tegid hispaanlased uue katse Floridasse koloonia rajada. Seekord asus teele 600 asunikku, neist pääses eluga vaid 150, õige pea haigestuti erinevatesse haigustesse ning koloonia rajamine oli jällegi läbi kukkunud. Samas 1519. aastal oli Hernán Cortés teinud eduka ekspeditsiooni Mehhiko lõunaaladele ja avastanud ning seejärel anastanud, annekteerinud ja paljaks röövinud Azteekide riigi ning see oli tõesti väga tulutoov ekspeditsioon. Sealt laekusid tõesti konkistadooride juhtide ning Hispaania riigikassasse äärmiselt suured summad, selles mõttes mitte küll rahaliselt, kuid kulda oli Azteekide riigis tõesti piltlikult öeldes lademetes ja Cortési edu seal Mehhiko lõunaaladel innustas omakorda teisi konkistadooride väejuhte ette võtma retki oma Eldorado leidmiseks ning 1528. aastal asus Pamfilo de Narvaezi nimeline mees, konkistadooride juht 300 mehega, siis teele. Ta maabus Florida rannikul, jällegi Florida oli üks põhiline sihtkoht lisaks Mehhikole, kuhu hispaanlased sealt Kariibi mere saarestikust oma retki korraldasid ja mis piirkonna nad oma nii-öelda sihikule võtsid. Paraku see ekspeditsioon
ebaõnnestus, enamus selle liikmeid hukkusid. Uuriti siis seda piirkonda Floridast kuni Mississippi jõeni, pigem siis seal ikkagi seal rannikualadel ning jällegi indiaanlased, kasutades oma vana taktikat, saatsid siis Narvaezi ning tema ekspeditsiooni kusagile pärapõrgusse. Vangistatud indiaanlased pajatasid lugusi suurest kuldsest pealinnast, mis asub Apalachiidide, mis oli siis mingisugune indiaani hõim maal Apalachenas. Paraku hispaanlased, olles sinna Apalachiidide maale ükskord kohale jõudnud, ei avastanud sealt muud kui lihtsalt tavalised sellised viletsad indiaanlaste külad. Niisiis enamus selle ekspeditsiooni liikmetest, kaasa arvatud ka juht Pamphilo de Narvaez, hukkusid, osad aga pääsesid eluga. Üheks eluga pääsenuks oli Alvar Nunes Cabeza de Vaca, kes oli Narvaezi kassapidaja. Ta eksles koos mõnede teiste pääsenute ning nende pääsenute hulka kuulunud neegerorja Estebanicoga tänapäeva Texase, New Mexico ning Arizona piirkonnas. Tema eksirännakud, kogu selle väikse grupi eksirännakud kestsid kokku siis, kui lugeda rännaku alguseks kogu selle ekspeditsiooni algust, 8 aastat ning lõpuks õnnestus siis seltskonnal jõuda peale pikki vintsutusi välja California lahe äärde, kus nad kohtusid siis orjakaubitsejatega, kelle abiga nad pääsesid tagasi siis Mehhikosse. De Vaca rääkis siis kõigile oma seiklustest sellel retkel läbi tundmatu maa. Ta sai äärmiselt tuntuks ning ta kohtus ka Hispaania tolleaegse valitseja Karl V, kes andis talle suure sõjamehe tiitli ning oma retkest jutustades kippus ta kergesti luiskama. Tema oligi 7 Cibola kullalinna müüdi looja sisuliselt. Ja olles rääkinud siis igasuguseid lugusid, mis tegelikult ei vastanud tõele, ei saanud ka ta nendest oma kirjeldustest enam loobuda. Ja seetõttu sealt saigi alguse siis põhjus. Tema juttudest siis saidki inspiratsiooni järgnevad ekspeditsioonid. Need ekspeditsioonid olid ikkagi üldjuhul korraldatud kohalike asevalitsejate poolt. Kõik need juhid, keda ma siin mainin, olid ikkagi eelkõige väepealikud ja ekspeditsioonijuhid, kes olid läinud siis teele võimude korraldusel ning ka võimude poolt finantseeritud. Ja kõigepealt, nagu ma mainisin, üheks pääsenuks sealt Narvaezi ekspeditsioonist oli ka neegerori Estebanico ning kohalik Mehhiko valitseja saatiski Estebanico koos frantsiskaani munga Marcos de Nizaga uuesti seda piirkonda uurima. Seekord mindi teele siis väikese indiaanlaste salga eesotsas ning jõuti sinna kusagile Pueblo indiaanlaste territooriumile. Pueblo indiaanlastest rääkisin eelmises saates. Pean silmas piirkonda siis jällegi Arizona ning New Mexico piirkonnas. Ning tulles siis sellelt retkelt tagasi ja olles näinud mõningaid suuremaid indiaanlaste asulaid, nende samade
Pueblo indiaanlaste asulate näol, ütleski siis munk Marcos de Niza, et 7 Gibola kullalinna on leitud. 1540. aastal asutigi siis nende juhiste järgi uuesti teele, seekord juhtis ekspeditsiooni conquistador Francisco Vasquez de Coronado. Tema ekspeditsiooni kuulus 300 hispaanlast ning 800 alistatud indiaanlast. Lähtekoht selle ekspeditsiooni alguseks oli siis Culiacán ning lühidalt öeldes liikus ekspeditsioon läbi edela USA, tänapäeva Ameerika Ühendriikide edela osariikide, läbi Texase, Oklahoma, Arkansase ning arvatavasti jõuti legendaarset Quivira kullamaad otsides välja isegi Missourisse, Kansasesse või isegi Nebraskasse. Niisiis olid indiaanlased kusagil seal New Mexicos jällegi ajanud Hispaania konkistadooridele veidi kärbseid pähe. Üks kohalike Pueblo indiaanlaste kätte kunagi vangi langenud preeria indiaanlane kinnitas hispaanlastele, et kusagil seal kaugel preerias on legendaarne Quivira kullamaa, mida siis kohe otsima rutati, rännates läbi preeria alade. Ei tulnud aga siis hispaanlastele vastu ikkagi ei miskit muud kui ainult ikka preeria. Ja küsimuse peale, millal siis kohale jõutakse, ei osanud siis indiaanlasest teejuht lõpuks enam midagi vastata. Kohalikud preeria indiaanlased, kellega ekspeditsioon aga kohtus, ütlesid, et te oletegi kohal. See siin ongi Quivira ja siin ei ole mingit kullast linna, kus kõik esemed on kullast ja kus linna siis indiaanlaste pealik magab puu all, mille lehtedeks on kuldsed kellukesed. Selline absurd on ikkagi väljamõeldis ning tõenäoliselt pettus eesmärgiga saada lahti jällegi tülikatest hispaanlastest, kes suutsid sisuliselt igal pool päris elanikega varem või hiljem riidu minna ning seal hävingut ja surma külvata. Ja nii oligi ka Coronado ekspeditsioon läbi kukkunud. Muidugi avastati suur kanjon, mis vajus jällegi unustuse õlma mitmeks 100 aastaks. Kulus veel mitusada aastat, enne kui valge inimene teist korda Suure kanjoni äärde jõudis. Lisaks nende ekspeditsioonide puhul ongi võib-olla oluline lihtsalt see, et nende kirjelduste põhjal on meil ka võimalik siis saada aimu, mismoodi tol ajal ikkagi seal nendel aladel elati. Samal ajal, kui Coronado võttis ette oma ekspeditsiooni, lähtudes siis sealt Mehhiko rannikult, toimus ka teine ekspeditsioon. Seda ekspeditsiooni juhtis mees nimega Hernando de Soto ning temale anti ka üks tolle aja kohta küllaltki suur väesalk, mis koosnes 600 kuni 900 mehest, maabuti laevadega Tampa lahes ning see ekspeditsioon uuris siis jällegi Florida taguseid alasid. Käidi ära tänapäeva Georgias, Tennessee's, Alabamas, Arkansases, Texases ning kokkuvõttes ka see traagiline ekspeditsioon ebaõnnestus, mingisuguseid kullavälju ega kullalinnu ei leitud. Küll aga jällegi külvati teel hävingut ja surma, põletati indiaanlaste külasid ja kui indiaanlased võetigi mingites külades või mingite hõimude poolt vastu sõbralikult, siis jällegi õige pea
suutsid nad ka kohalikega jälle riidu minna ning need riiud lõppesid siis tavaliselt hispaanlaste võidu ja indiaanlaste kaotusega. Külad põletati maha, riisuti paljaks ja nii edasi. Ja Hernando de Soto ekspeditsioon lõppes siis jällegi traagiliselt lõpuks peale pikka rännakut läbi metsiku infrastruktuurita maa, läbi soode, läbi alligaatoritest ja madudest, kubisevatest soode, jõgede, deltade, preeria ning metsade ja võsade jõudsid lõpuks 31 meest sellest 600 kuni 900 mehest, kes ekspeditsiooni alustasid, Mehhikos asuvasse Panucosse, mis oli siis ka üks hiljuti rajatud linnadest. Ja peale seda traagilist juhtumit siis Hispaania võimud lõpuks loobusidki selliste ekspeditsioonide korraldamisest, sest et nii nagu nende ekspeditsioonide puhul ikka, ega seda raha ei olnud siin sugugi vasakule ja paremale loopida. Riigikassa oli ka siis kogu aeg tühi ja kui sinna riigikassasse kusagilt sealt asteekide ja inkade riikidest seda kulda ka lademetes laekus, siis osati see ka siis võimude poolt igasuguste jaburuste ja lõbustuste ja luksusliku elu peale kohe laiaks lüüa. Ning mida võib siis veel ütelda üldiselt kogu selle asja kohta? Kokkuvõttes pandi hispaanlaste poolt seal Kariibi mere saarestikus ja Mehhikos ning mujal Ladina-Ameerikas toime korralik genotsiid, päriselanike arv kahanes drastiliselt kui siin Mehhikos väidetavalt hispaanlaste saabudes elas kusagil 25 miljonit inimest, siis mitte küll mõnekümne, aga ütleme, et 100 aasta jooksul vähenes indiaanlaste arv Mehhikos, kui ma nüüd ei eksi, siis 3 miljonini või kusagil suurusjärk sinna kanti see oli. Igal juhul on tegemist, ütleme, et kõigi aegade suurima genotsiidiga. Ja tegemist ei olnud siin siis ilmtingimata just indiaanlaste tapmisega, aga lisaks tegid oma tööga kõikvõimalikud haigused ning samamoodi kunstlikult tekitatud nälg, kui indiaanlased näiteks põgenesid oma elupaikadest vallutajate eest ning põgenesid paikadesse, kus nad ei suutnud lihtsalt ennast toita, kuna need maad, kuhu nad olid pagenud, lihtsalt ei olnud põllupidamiseks kõlblikud. Ja nii surid indiaanlased ka nälga. Ja oli ka helgemaid momente, oli ka neid, kes võitlesid ikkagi indiaanlaste inimõiguste eest juba tol ajal. Mees nimega Las Casas tuleb siin mulle meelde. Tegemist oli siis ühe Hispaania usumehega, kelle missiooniks oligi võitlus indiaanlaste inimõiguste eest. Samas 16. sajandi lõpus, 17. sajandi alguses loobusid hispaanlased oma tule ja mõõga poliitikast ning hakkasid pöörama rõhku hoopis indiaanlaste ristiusku pööramisele ning üks Hispaania riigimees on ka ütelnud, et üks frantsiskaani munk teeb Hispaania kroonile maid otsides rohkem tööd kui 100 relvis sõjameest. Teema lõpetuseks veel raamatusoovitus. Siin minu käes on raamat nimega Tomahawkide aeg. Selle raamatu autoriks on Omar Volmer, kes on ühtlasi ka Hardy Volmeri isa. See raamat annab hea ülevaate kõigist nendest sündmustest, millest ma
täna siin ka rääkisin, kõigist nendest konkistadooride retkedest tänapäeva Ameerika Ühendriikide territooriumile ning ka edaspidistest sündmustest, edasisest koloniaalajastust tänapäeva Ameerika territooriumil. Lisaks on tegemist ka hea odava raamatuga, võite selle raamatu soetada kõigest 90 kopika eest. Siinjuures olekski paras aeg saatele otsad kokku tõmmata. Järgmises saates räägin sellest, kuidas eurooplased rajasid esimesed püsivad asundused tänapäeva Ameerika Ühendriikide idarannikule. Seniks kõike head ja uute kohtumisteni!